Paljud inimesed tunnevad ennast kuidagi ummikus või ülekoormatud ja päris tihti seda, isegi siis, kui väline elu justkui tundub kõik okei olevat ja nagu ei olegi nii väga raske, siis sisemiselt oldakse ikkagist vastupanus, eriti emotsionaalse vastutuse võtmisele. Inimene hoiab kinni vanast energiast ning see loob tunde, nagu elu ise oleks liiga raske. Aga tegelikult ei ole raske elu, vaid see, mille külge me siis sisemiselt kramplikult klammerdume. Just nimelt klammerdume, sest raskus ei hoia meist kinni, vaid meie hoiame raskusest kinni. Ja seetõttu tundub ka elu vahel sellise raske või keerulisena või mis iganes tunded seal tekivad. Ja väga paljud inimesed siis kannavad endast nähtamatut seda koormat. Ja see ei ole ainult väline koorem ehk töö, pere, vastutus, mis iganes inimene arvab, mis on väliselt koorem, vaid see on midagi palju sügavamat. Ja see sügavam osa on sisemine vastupanu. Ja millele tekib siis inimesel vastupanu, on muutused. Samuti ausalt peeglisse vaatamine. Emotsionaalsele vastutusele. Ehk siis selline nagu justkui see sisemine töö, mis nõuab mitte paremaks saamist, vaid ausaks saamist iseenda suhtes, iseenda vastu. Ja see vastupanu ei ole halb, vaid ta on nagu õpitud kaitsemehhanism. See on programm, ellujäämisprogramm, sest see kunagi tundus vajalik. Aga kui inimene nüüd jääb sellesse kinni, siis ta elab vana mustri orjuses. Ja see hakkab tunduma nagu elu ise oleks raske. Tegelikkuses me ei taha lihtsalt lahti lasta. Ja kui me ei oska või ei taha või ei saa lahti lasta, see muutub nähtamatuks raskuseks. Sest iga allasurutud emotsioon, iga elamata tunne, iga oma tõe eiramine muutub justkui energiaks, mida keha ja meel peavad kandma. Ja aja jooksul inimene harjub sellega. Ja ta isegi ei märka, et see pole normaalne. Ta lihtsalt tunneb, et elu on väsitav, raske, suruv ja nii edasi, aga tegelikult ei ole raske elu, vaid raske on see, et inimene hoiab kinni ja ei märka, et ta hoiab kinni. Ja tõeline vabanemine algabki aususest iseenda vastu. Muutused algavad hetkest, mil inimene julgeb endalt küsida ja ausalt vastata. Millest ma hoian kinni? Millist vana lugu ma veel usun? Millist tunnet ma ei ole endale lubanud tunda? Mida ma sügaval sisimas kardan vabastada? Mida ma üldse kardan? Ja seejärel nagu ilma hinnanguteta, ilma kritiseerimata, ilma kiirustamata, lihtsalt märgata. Sest kui sa juba näed, siis see hakkab sulama. Sest et tõde ei vaja parandamist, vaid lubamist. Ja avardumine saab toimuda ainult siis, kui me loobume vanast kaitsest. Sa ei saa avarduda, kui hoiad samal ajal kahe käega kinni sellest, mida tegelikult ei vaja. Sa ei saa näha tõde, kui su meel püüab veel peita vanu haavu. Sa ei saa lennata, kui sa keeldud maha panemast seda, mis kunagi nii-öelda kaitses sind. Sest nüüd see ainult piirab sind. Ja kõik hakkab muutuma, kui sa hakkad lubama. Isegi väikeste sammudena. Kui elu tundub raske, siis peatu. Vaata enda sisse ja küsi endalt,
kas see raskus tuleb väljast või sellest, mida ma ise enam ei suuda kanda, aga ei ole veel lahti lasknud. Vastus on sinus ja see vastus võib olla sinu vabaduse algus.